Head keskkonnahariduse omandamist. Eesti vete seisundist annab ülevaate Katrin Väljataga Keskkonnaagentuurist. Ja see on siis, siin ees on tänase ettekande 3 põhiosa. Esiteks veekaitse korraldusest ja eesmärkidest, seisundi hindamisest ja piirkondlikest eripäradest, ehk siis olen välja lõiganud jupi Saaremaad ja püüan nüüd lühidalt ja ülevaatlikult siis rääkida natukene Saaremaa jõgedest, natukene Saaremaa järvedest. Nii, kõigepealt siis õpetajatele kindlasti meeldivad väga arvud. Need arvud siin on küll orienteeruvad, et erinevad allikad annavad meil vooluveekogude ja seisuveekogude ehk järvede kohta erinevaid andmeid. Kaardi pealt on näha, et meil on terve Eesti kaetud väga tiheda vooluveekogude võrgustikuga. Siit joonistub välja ilusti Pandivere kõrgustik, mille peal meil jõgesid ei ole, kuid mille külgedelt avanevatest allikatest siis väga paljud jõed alguse saavad. Eesti jõed, nagu te teate, te olete õpetajad, eks ole, on valdavalt lühikesed, aeglase vooluga, üsna vähese veevoolu hulgaga ja ainult üksikud Eesti jõed kvalifitseeruvad nüüd rahvusvahelisel tasemel sellise keskmise jõe tasemele, näiteks Suur Emajõgi. Vooluveekogusid on meil Keskkonnaagentuuris andmebaasis natukene rohkem, kui siin on toodud. Et meil on siis toodud jõgede, ojade, kraavidena, me oleme haaranud kaasa ka Põllumajandusameti ja Keskkonnaameti täiendavad andmed, et neid on pisut üle 2000. Ka järvi on meie registris pisut rohkem, 2800, natukene üle selle. Ja kõik need veekogud on siis jagatud Euroopa veeraamdirektiivi juhiste kohaselt pinnaveekogumiteks. Et üks asi on veekogu, teine asi on veekogum. See, mis see vahe on, sellest kohe räägime. Nii et neid on siis kokku 750, sinna ei ole haaratud kõik järved ega ei ole sinna haaratud kõik jõed. Jõed on siis need, mille valgala on võrdne või suurem 10 ruutkilomeetrist ja järvedest need, mille veepeegli pindala on siis võrdne või suurem 0,5 hektariga. Ja eristatakse Eestis ka 15 suurt põhjaveekogumit, mis omakorda jagunevad väiksemateks allüksusteks, nii et siis kokku saab meil 28 põhjaveekogumit. Aga põhjaveest me täna ei räägi, me keskendume pinnaveele. Nii, siis esimene asi, kohe teeme siis selgeks selle veekogumi mõiste. Tegelikult on asi väga lihtne. Ütleme, kui meil on üks suur pikk jõgi, sellel jõel on sellised selgelt eristuvad eripärased lõigud. Jõe lähe, keskjooks ja suudmeala on kindlasti omavahel erinevad, nad erinevad voolurežiimi poolest, nad erinevad siin mõjuvate reostusallikate poolest ja seega siis eristatakse näiteks, meil on üks suur pikk jõgi ja me saame selle jagada 3, 4, võib-olla 5 või rohkemakski veekogumiks. Et need on siis sellised selgelt eristuvad eripärased lõigud selle vooluveekogu peal. Ja ka järvesid saame sedasi jagada veekogumiteks, et näiteks meil on Peipsi järv jagatud mitmeks veekogumiks, et Peipsi Suurjärv on omaette veekogum ja nüüd see lõunapoolne madal osa, see moodustab eraldi veekogumi, Pihkva järv. Ja kui me hakkame veekogude seisundit hindama, siis me hindame seda tegelikult kogumite kaupa. Et me anname hinnangu kogumi seisundile. Siin on lihtsalt üks väike lihtne graafik selle kohta, kui palju meil neid veekogumeid on ja kui palju siis erinevad tüüpi kogumid nendest moodustavad protsentuaalselt. No, selge, lihtne, loogiline, kõige rohkem on meil vooluveekogumeid.
ja Saaremaa kuulub siis Lääne-Eesti vesikonda. Ja siin on eristatud 356 vooluveekogumit, 43 seisuveekogumit ehk järve ja 14 rannikumere veekogumit. Nii, veekaitse üldeesmärk. See, mis siin on kirjas, see tuleneb nüüd veeraamdirektiivist. Et suurem osa sellest jutust, millest ma täna räägin, lähtub veeraamdirektiivist. Veeraamdirektiiv seab kõikidele Euroopa Liidu liikmesriikidele veekaitse eesmärgiks saavutada veekogumite hea seisund 2005. aasta lõpuks. Vähemalt hea. Seisundit määratakse 5. klassis, nii nagu koolis hindaminegi käib. Ainult, et vastupidises järjekorras 1 on kõige parem ja 5 on kõige halvem. Et vähemalt hea seisund tuleks saavutada 2015. aasta lõpuks. Seda me ei saavuta, ega teised liikmesriigid ei saavuta. Ja siis võetakse järgmise 6 aasta peale järgmine eesmärk. Järgmine eesmärk on saavutada see hea seisund siis 2021. aastaks. Ega see nüüd nii lihtne ka ei ole, eks, et me lihtsalt anname teada, et me ei saavuta seda head seisundit. Me peame väga selgelt ära põhjendama, miks ei olnud võimalik head seisundit saavutada. Siin Kaja Lotman juba mainis veemajanduskavasid. Igale vesikonnale on kehtestatud veemajanduskava, kus on detailselt ära kirjeldatud kõik veekogumid, neile mõjuvad koormusallikad ja seal on ka loetletud meetmed, mida tuleb rakendada selleks, et see siin nimetatud eesmärk saavutada. Aga kui me ei saavuta neid eesmärke, siis meil peavad olema andmed, info, mis me edastame Euroopa Komisjonile ja tõendame ära, et tõepoolest meil ei olnud võimalik seda saavutada. Sest et siin on väga palju aspekte, mis hakkavad mängima, näiteks kas või kliimamuutused, mis põhjustavad veekogudes erinevaid muutusi ökosüsteemis ja võivad meie hea tahte ja suure töö natukene ära rikkuda. Ja siin on selle kaardi peal on siis toodud Eesti vesikonnad, eristatud on siis Lääne-Eesti vesikond, Ida-Eesti vesikond ja siin Eesti lõuna otsas on väike Koiva vesikond. Ja need suured vesikonnad, 3 tükki jagunevad veel omakorda alamvesikondadeks ja Saaremaa, Hiiumaa, Muhumaa kuuluvad Lääne-Saarte alamvesikonda. Ja vesikonnad ise moodustuvad siis veekogude valgratest. Et valgrate territoorium kokku moodustab vesikonna. Nüüd räägime natukene inimtegevuse mõjust ja koormusallikatest veekogudele. Hästi palju räägitakse eutrofeerumisest. Eutrofeerumine iseenesest on looduslik protsess ja toimuks looduses nii ehk naa. Ehk siis veekogude rikastumine toitainetega. Kuid teine asi on siis inimtekkeline eutrofeerumine, mille mõju on nüüd, ütleme, 200 viimase aasta jooksul, eriti viimase sajandi jooksul nüüd väga oluliselt tugevnenud, just inimeste poolt avaldatav mõju veekogudele järjest suureneb. Mis need allikad on? Kõigepealt muidugi põllumajandus. Põllumajandus, seda me nimetame hajareostuseks. Ehk need toitained, mida inimene väetistega paneb põllule, sademetega uhutakse sealt välja, see jõuab ojade, kraavide, jõgede kaudu järvedesse ja rannikumerre. Ja teine oluline murekoht, mida siin ka Kaja Lotman mainis Haapsalu lahe puhul ja Kuressaare linna puhul on punktkoormusallikad. Punktkoormusallikateks me nimetame siis
konkreetseid väljalaskusi veekogudesse. See on mingi toru ots üldiselt. Et need on reovee puhastid, heitvee, näiteks ettevõtete heitvee väljalasud. Ka üksikmajapidamised, kust on, juhitakse heitvesi näiteks puhastamata otse veekogusse, võiks nimetada punktireostusallikateks, aga kuna neid ei ole võimalik kaardistada, siis nad käivad hajareostuse all. Ja siin on siis väike tabel ka selle kohta, kui palju on kaardistatud erinevates vesikondades neid punkt- ja hajakoormusallikaid. Lääne-Eestis on punktkoormusallikaid loetletud kokku 588, hajakoormusallikaid peaaegu 1800. Ja eraldi koormust avaldab veekogudele veel veevõtt, nii joogiveeks kui tootmisveeks, veevoolu hulga ja hüdromorfoloogiliste muutuste toimepanemine, mis siis kujutab endast põhimõtteliselt jõgede sirgeks kaevamist, süvendamist, paisutamist. Et need on need peamised koormusallikad. Ja siin on väike ringdiagramm ka selle kohta, et kui palju siis protsentuaalselt kogu koormusest veekogumitele nüüd mingi koormusallikas avaldab. Et kõige suurem siin see helehall on hajakoormus. Punktkoormus on tähistatud kollasega. Ja üsna suure osa Eestis moodustab tegelikult koormusest ka veevoolu hulga muutmine, hüdromorfoloogilised muutused, ehk siis paisutamine, kraavitamine, samas sirgeks kaevamine. See oli eriti aktiivne nõukogude perioodil. Et ma olen näinud kaarti, maaparandustööde kaarti, ja seal olid siis välja toodud need jõelõigud, mis Eestis on looduslikud ja need jõelõigud, mida inimene on oma käega muutnud ja tegelikult seda looduslikus seisus olevat jõge Eestis oli üllatavalt vähe. Väga palju on tegelikult inimene üritanud jõgesid oma meelevärasesse sängi suruda. Nii, kus siis inimene kasutab vett? Veevõtt sektorite kaupa, kõige rohkem kasutatakse vett olmes, teiseks tootmises ja põllumajanduse osakaal on tegelikult üsna väike, et kui me oleksime kusagil Kesk- või Lõuna-Euroopa riik, siis me kasutaksime kindlasti palju rohkem, näiteks niisutusveeks, aga õnneks sajab seda vett meil päris niisama tasuta taevast alla. Nüüd siin on huvitav on see, et nüüd viimastel aastatel on põllumajanduses vee tarbimine, veevõtt pisut kasvanud. Et ilmselt siis meie põllumajandusel, ma pakuks, et läheb hästi ja põllumajanduse tegevuse aktiivsus suureneb. Ja siin on üks tabel, millel ma väga pikalt ei peatu, selle ma olen siia lisanud selleks, et iseloomustada mida vesi ressursina tähendab inimesele rahaliselt. Et siin on toodud veevõtt, kui palju mingisugune majandussektor vett tarbib, vesikondade kaupa, kui suurele hulgale inimestele see sektor tööd pakub ja kui suur selles valdkonnas on siis rahaline käive. Et kui muud moodi ei suuda inimestele selgeks teha, miks on vaja vett kaitsta, siis tuleb mängu tuua rahalised numbrid ja ma arvan, et see teeb asja palju selgemaks. Et Lääne-Eesti vesikonnas siin näiteks, vaatame, põllumajandus moodustab 4% veevõtust, aga tööd pakub lausa 27% inimestest ja majanduslik käive on üle 400 miljoni euro. Et see võib tinglikult nimetada selle vee hinnaks.
Nii, nüüd jõudsime veekogumite seisundi hindamiseni ja ma ütlen veel kord, et see on siis raamdirektiivi järgi. Et kindlasti limnoloogid, hüdrobioloogid teaduslikust aspektist lähtudes hindavad veekogumite seisundit natukene teistmoodi, aga nüüd selleks, et kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide veekogumite seisundit ühtemoodi ja kuidagi võrreldavalt hinnata, on välja töötatud üsna keeruline süsteem. Veekogumite seisundit hinnatakse kahe suure ploki abil. On veekogumi ökoloogiline seisund ja keemiline seisund. Ja kõigepealt räägime ökoloogilisest seisundist. Ökoloogiline seisund hõlmab 3 komponenti. Bioloogilised, see bioloogiline näitaja komponent, on hüdromorfoloogiline komponent ja on füüsikalis-keemiline komponent. Kõige olulisem nendest on bioloogiline komponent. Hüdromorfoloogiline, füüsikalis-keemiline on toetavad bioloogilisele. Ja see on uus lähenemine tegelikult, kuna siiamaale on veekogude seisundi hindamisel niimoodi, ütleme nii, ametkondade tasemel ikkagi eelkõige arvestatud veekeemiaga, aga nüüd on väga tugevalt sisse toodud just see elustiku komponent. Nii, iga see komponent, kõik need 3 komponenti jagunevad elementideks ja need elemendid omakorda jagunevad näitajateks, nii et kõige madalamal tasemel me anname hinnangu mingi ühe näitaja väärtusele. Näiteks füüsikalis-keemilises komponendis on üheks näitajaks pH. Me anname sellele pH-le määratud klassipiirid, ütleme, et pH on hea. No pH kuulub füüsikalis-keemilisse komponenti, kui me paneme sinna kõrvale veel lahustunud hapnikusisalduse, üldlämmastikusisalduse, siis me saame hinnata kogu seda füüsikalis-keemilist komponenti. Anname sellele koondhinnangu ja koondhinnangu andmine käib põhimõttel kas kõik või mitte midagi kõige halvema näitaja järgi. Just kõige halvema järgi. Ja lõpuks me saame siis kõikide nende bioloogiliste, hüdromorfoloogiliste ja füüsikalis-keemiliste näitajate ja komponentide alusel anda ökoloogilise seisundi hinnangu. Üsna keeruline on küll, selle jaoks on suured tabelid olemas. Selle jaoks on lausa keskkonnaminister määruse vastu võtnud, et kuidas hinnatakse põhjaveekogumite seisundit, kuidas hinnatakse pinnaveekogumite seisundit. Nii, no siin on nüüd kirjas see, mis ma teile just praegu rääkisin, et oleks silma ees ka. Et siis see ökoloogilise seisundi ehk ÖSE hindamine käib 5 palli skaalas. Et nagu ma ütlesin, 1 on kõige parem, 5 on kõige halvem ja neile on veel värvid ka pandud, et on sinine, roheline, kollane, oranž, punane, loomulikult sinine on kõige parem, punane on kõige halvem. Ja siin on paar graafikut ka selle kohta, kuidas 2012. aastal nende komponentide ja nende komponentide erinevate elementide järgi siis meie veekogude seisund oli. Ja sellesse peaks natukene rohkem süvenema, aga põhimõtteliselt, kui siin vaadata seda ökoloogilise seisundi koondhinnangut, siis meie vooluveekogude seisund on üldiselt hea. Mõned vooluveekogumid on lausa väga heas seisundis. No siin on muidugi meil halba ka, aga väga halba paistab, et ei olnud 2012. Ja siin on fütopentos, suurtaimed, põhjaloomad, kalad, et see on kõik siis bioloogilise komponendi näitajad, mida määratakse vooluveekogudes. Et need komponendid on vooluveekogudele ja järvedele erinevad, kuna vooluveekogudes ei ole näiteks ju mõtet hakata määrama fütoplanktonit. Seda seal lihtsalt ei ole. See tähendab, vool viib selle kaasa, kui ta sellega on, aga need on siis vooluveekogude kohta.
Nii, ja järvede puhul on siin eraldi välja toodud füüsikalis-keemilised komponendid, üldlämmastik, üldfosfor ja vee kvaliteet kokku. Vot siin ongi nüüd näha, et järvede bioloogiline komponent on teistsugune, klorofülaa, mis korreleerub fütoplanktoni biomassiga. Fütoplankton ise koondindeksina suurtaimed, põhjaloomad ja siis koondhinnang. Järvede puhul on nüüd kohe näete, eks ole, et järvede seisund on meil natukene halvem. Et neid kesises seisundis olevaid järvi on meil pisut rohkem kui jõgesid. Nii, see oli siis ökoloogiline seisund, nüüd tuleb keemiline seisund. Keemiline seisund, kui hästi lühidalt ütelda, keemiline seisund tähendab seda, et me hindame teatud ohtlike ainete sisaldust veekogu vees. Ja seal on ainult 2 klassi, on hea või halb. Ja kui keemiline seisund on halb, siis ei saa koondhinnang veekogule olla hea. Ühesõnaga, halb keemiline seisund, kui veekogus on ohtlikke aineid üle kehtestatud piirnormide, veekogu keemiline seisund on halb, siis kogu koondhinnang muutub ka halvaks. Et selline lugu ongi selle eile arutatud Purtse jõega Ida-Virumaal, kuna ökoloogiline seisund on seal hea. Aga keemiline seisund, kuna sinna voolavad sisse kaevandustest tulevad kraavid, toovad sinna palju fenoole, erinevaid naftasüsi vesinikke, seal on jääkreostus, siis terve jõe seisund, selle muudab see halvaks. Nii, ja kuidas siis Eesti meile hirmsasti meeldib ennast panna ritta? Meil on hästi palju, ikka ajakirjandus ka kirjutab hästi palju sellest, et millisel kohal Eesti kusagil on. Ja meie esimene aruandlus Euroopa Komisjonile Eesti nende 750 veekogumi kohta 2009. aastal oli sellise tulemuse, mis lõi pahviks ka meie ministeeriumi töötajad. Nimelt osutus, et Eesti oli kõige paremas seisus. Eesti veekogumid oli kõige paremas seisus. See oli üllatus. Aga nüüd järgmine aruandlusperiood lõpeb 2015 ja me teame juba praegu, et Eesti langeb selles nimekirjas mõned kohad, 3-5 kohta. Miks? Ühest küljest on see, et kuigi on hea, et tööstus meil areneb ja aktiviseerub, põllumajandus, toodang meil kasvab, nagu Statistikaameti andmed näitavad, siis ikkagi veekogudele tuleb sellest lisakoormust. Ja me ei ole suutnud ka veemajanduskavades toodud meetmeid igal pool piisavalt hästi ja kiiresti rakendada. Et teised on meist ette jõudnud. Aga kolmas asi on veel ja see kolmas asi on see, et me lihtsalt oleme vahepeal oma veekogusid aktiivselt uurinud ja saanud nende kohta lisainfot ja me oskame nende seisundit lihtsalt ka paremini hinnata. Et see veekogu, mille kohta me oleksime varem ütelnud hea, me nüüd teame, et selle veekogu kohta see seisund nüüd tegelikult ikkagi hea ei ole, meil on rohkem detailsemad andmeid, saame täpsemalt hinnata ja see on ka üks põhjus, miks meil natukene need hinnangud on allapoole läinud. Nii, ja nüüd hästi kiiresti siis konkreetselt juba veekogude seisundi juurde. Keskkonnaagentuuri jooksevad kokku riikliku keskkonnaseire andmed ja nende andmete alusel seesama veekogude seisundi hindamine käibki. Igal aastal me anname välja elektroonilise trükise, kus me siis sellised põhilised, olulisemad teated meie veekogude seisundi kohta välja toome. Ja ma juhin siin lihtsalt tähelepanu nendele asjadele, mis on halvasti. Et halvasti on meil Harku järves. Mina olen Harku järve kallastel põhimõtteliselt üles kasvanud, ma tean täpselt, mis järv see on ja vaevalt, et selle järve seisund kunagi paraneb. Et
See on ikka väga reostunud järv. Nüüd Vööla. Vööla tegelikult on jah, ta on siin vale koha peal, ta on teise kaardi peal, on ta õige koha peal, aga hinnangud on õiged. Et Vööla puhul on muidugi see, et Vööla on tegelikult, ma ei teagi, kas öelda nüüd kunstlik veekogu või tugevasti muudetud veekogu, see on siis merest tammiga eraldatud ja nagu ma teada sain Maaülikooli inimeste käest, siis seal taheti kunagi üldse hakata kalakasvatust arendama. Ja nüüd on tehtud üks projekt, teadlased on seda nüüd uurinud, et kas nüüd jätta see Vööla meri, kas jätta ta nii, nagu ta on, sest et ta aja jooksul maakerke tulemusena tekiks sellest ilmselt niiske märgala või siis üritada teda nii-öelda tervendada, sealt setteid välja kaevata ja seda looduslikku protsessi siis nagu tagasi keerata. Otsuseid ei ole tehtud, aga uuringu tulemused on ja neid tutvustati paar päeva tagasi ökoloogia konverentsil Tartus. Ja vot siin on nüüd, Vööla meri on ilusti õige koha peal. Jah, just, et ma ei tea ka, kuidas ta siia alla sattus, aga teinekord tekivad sellised näpuvead. Aga jah, siin on, nüüd on 2012 aasta, eelmine oli 2009, nüüd Vööla mere seisund oleks isegi justkui paranenud, klorofülla näitaja on paremaks läinud, aga Harku järv on ikka läheb ainult järjest kollasemaks ja punasemaks. Ja siin, jah, just. Jah, et suurendati seda vee sissevoolu sealt. Nii, aga nüüd Verevi järv siin Võrtsjärve lähedal. Verevi järvega on jällegi see asi, et Verevi järv on väga huvitav järv. Ta on väikese pindalaga, aga sügav järv. Ja sellistes järvedes tekib temperatuuri kihistumine. Soe vesi peal, jahedam vesi all. Ja limnoloogid on selgeks teinud, et Verevi järv üldiselt seguneb ka ainult korra aastas, sügiseti. Ja selle tõttu need biogeenid, nagu öeldakse, lämmastik ja fosforiühendid, nad kontsentreeruvad sinna põhjalähedasse veekihti. Nii et pinnavee näitajate poolest Verevi järvel ei olegi nagu hullu midagi ja siin on näha ka klorofülaa, mida määratakse pinnakihis, selle näitaja järgi ta on heas seisus. Samas, aga kuna põhjalähedases veekihis see toitainete sisaldus on niivõrd kõrge, siis see põhjustabki selle Verevi järve sellise üldise kehva seisundi hinnangu. Üks kiire kaart üldfosfori keskmisest sisaldusest veekogudes. Fosfori kohta üldse nii palju, et kui me vaatame koormusi, et kust tuleb lämmastikukoormus, kust tuleb fosforikoormus, siis fosfor tuleb üldiselt punktsaasteallikatest. Ja siin joonistub selle kaardi peal väga ilusti välja Keila jõgi, kus siis üldfosfori sisaldused on terve jõe ulatuses väga kõrged. Ja siin on kõrval ongi kohe Harku järv ka väga kõrgete üldfosfori sisaldustega. Et mida see näitab? See näitab, et siin on palju punktsaasteallikaid. Ja kui me vaatame nüüd üldlämmastiku sisaldusi veekogudes 2012, siis ka siin platseerub Keila jõgi ilusasti kohe kõrgete väärtustega kõrgele kohale. Nii et järelikult tuleb siia ka palju hajakoormust sisse. Et see sõltub loomulikult, milline on maa kasutus jõekallastel. Et üks põhjus, miks Eesti selles Euroopa Liidu nimekirjas nii kõrgel kohal on see, et meil on võrreldes teiste Euroopa riikidega suhteliselt madal põllumajandusaktiivsus ja teiseks meil on madal asustustihedus. Jah, ehituskeeluvöönd ka, mille peale ma mõtlen õudusega, et kunagi üks minister tahtis
esines sõnavõttudega selle ära kaotamise osas. Nii. Ja siin on näha nüüd nitraaditundlik ala. Nitraaditundliku ala servadelt avanevad siis allikad, siit algavad väga paljud jõed. Nitraaditundlik ala, te kindlasti teate, on väga omapärane ala, sellepärast, et siin pinnakiht on väga õhuke, kohe selle õhukese pinnakihi all on karstunud lubjakivi, praguline lubjakivi, mille kaudu siis nii pestitsiidid kui väetistest pärinevad toitained pääsevad põhjavette ja ilmselt siis kõrged lämmastikusisaldused siin selle nitraaditundliku ala servaaladel paiknevates jõgede seirelävendites näitavadki siis ikkagi seda põllumajandustegevuse mõju. Et nitraaditundlikul alal kahjuks viimastel aastatel on jälle hakanud nitraadisisaldused põhjaveest tõusma. Põllumajandusel läheb hästi, põhjaveel läheb halvasti. Et põhjaveel läheb lausa nii halvasti, et meid ähvardab kohtuasi seoses põhjavee hea seisundi mitte saavutamisega. Nitraadidirektiivi eesmärke ei suudeta täita. Ja siin siis väike koondpilt 2011. aastast rannikuvee kogumite koondhinnang. Sellel pildil on siis seesama Haapsalu laht veel, ta on veel halvas seisus ja siin on ta lihtsalt halb. Ülejäänud rannikuvee kogumid on meil kesised, Saaremaad on õnnistatud sellega, et Saaremaa läänerannikul siis number 11 ehk mis ta siis on Kihelkonna veekogum, rannikuveekogum on heas seisus. Nii 2012 tehti siis uus seire osadel aladel, Saaremaa puhul seisundi hinnang jäi samaks ja Haapsalu lahel muutus väga halvaks. Aga nagu Kaja juba ütles, siis siin on tegelikult ka palju looduslikke tegureid. Et Haapsalu lahe osas on tehtud uuringuid ja analüüse, et kui palju sellest reostusest pärineb hajakoormusest, kui palju pärineb punktireostusest, kui suur osakaal on sellel Haapsalu reovee puhastil. Et vaatame, kas suudetakse midagi siis välja mõtelda selle veekogumi seisundi parandamiseks. Teine ettepanek, mille on teinud Mereinstituudi teadurid, on ka teinud ettepaneku selle veekogumi jaoks neid seisundiklassi piire muuta, tulenevalt sellest, et ta on madal, tal on sellised hüdromorfoloogilised eripärasused, et oleks õigustatud teda hinnata natukene teistmoodi kui teisi Rannikumere veekogumeid. Nii, 2009. aastal pinnavee seisund oli meil siis selline, 71,2% pinnavee kogumitest oli heas või väga heas seisundis. Ja 2012, siin on juba näha, on olukord natukene halvemaks muutunud, 66,2 oli heas või väga heas seisundis. Ma hüppan siit korraks põhjavette. Meil oli siin vahepeal juttu Pandivere kõrgustikust ja nitraaditundlikust alast. Nitraaditundlik ala on siis see piirkond, kus on põllumajandusele seatud teatud piirangud väetise kasutuse osas. Et siin on ilusasti näha Pandivere piirkonna allikates ja kaevudes, kuidas on muutunud nitraatiooni sisaldus vees. No siin on siis 80ndate lõpp, kus need sisaldused on päris kõrged. Need on keskmised sisaldused. Siis on nad langenud, siin oli meil majanduse madalseis 90ndate keskel ja jälle pisut tõusnud. Tipp saavutati 2008. aastal koos majandusbuumiga. Siis tuli masu, kukkus alla ja nüüd masu on möödas, tasapisi tõuseb jälle. Nii et Rene Reisner on teinud ka kena graafiku, kus ta on pannud need nitraadisisaldused kõrvuti SKT-ga ehk sisemajandusliku kogutoodanguga ja need graafikud jooksevad päris hästi kokku niimoodi.
Et kui majandusel läheb hästi, siis põllumehel läheb hästi ja on rohkem raha väetiste ostmiseks. Aga siin muidugi ei mängi ainult rolli nüüd see väetiste kasutamine, et oma rolli mängivad ka looduslikud tegurid. Siin ma tegin graafiku, kus on reostuskoormus punktsaaste allikatest 1994–2012 ja reostuskoormus nii PHT5 ehk siis bioloogilise hapnikutarbe, üldlämmastiku kui üldfosfori osas on langenud. Nüüd üldlämmastiku puhul on näha, et siin on see langus pidurdunud ja kui me paneme nüüd kõrvuti lämmastiku sisaldusega jõgede vees, siis vaat see lilla joon, see on nüüd keskmine üldlämmastiku sisaldus, siit on näha, et see sama 2008. aasta tipp ilusasti langeb kokku ka selle pandivere puhul näidatud graafikuga, eks ju, väetise kasutus oli kõrge, sisaldused vees ka kõrged, koormus oli ka kõrgem. Aga nüüd see 2011–2012 toimunud tõus tegelikult siin oma osa on ka ilmastikutingimustel, kuna 2012. aasta oli viimase poole sajandi kõige sademete rohkem aasta ja lämmastik on selline element, toitelement, mis väga kergesti põldudelt vihmaveega välja leostub ja lumesulamisveega. Et kõik see, mida taimed ei ole jõudnud ära kasutada, see väga kergesti juhutakse sealt välja. Et fosfor näiteks leostub mullast üsna vähe ja tema puhul ei ole sellist seost siin näha. Et siin, kui ma panin siis need sademete hulgad, aasta keskmise sademete hulga ja üldlämmastiku sisalduse jõgedes panin graafiku peale, siis jah, nagu läheb kokku küll. Nii et looduslikke tingimusi tuleb ka muidugi alati arvestada. Nii, ja nüüd ma teen hästi kiiresti, ma saan aru, et mul hakkab aeg otsa saama. Et ma tahtsin teile lihtsalt näidata, et kuidas ma küll ometigi nii tark olen ja kõigest tean rääkida, siis meil on tegelikult kõik andmed olemas Keskkonnaagentuuris suures andmebaasis Eesti looduse infosüsteemis, mis on osa keskkonnaregistrist. Et siit ma võtsingi, võtsin välja, siin on Kuressaare, eks ole, Kuressaare, siin on Kuressaare kandi jõed ja siin need täpikesed jõgede peal, need on punktriostusallika erinevad. Ja kui ma tahan teada, mis punktriostusallikaga siin on tegemist, siis ma klõpsan siia peale ja siis ma saan need objektide loendid ilusasti. Natukene infot ka, et mis allikaga on tegemist. Ja siin on pilt riikliku keskkonnaseire võrgustikust. Ja siia ma võtsin keskmesse, võtsingi Saaremaa, et seda riikliku keskkonnaseire võrgustik oma 12 erineva allprogrammiga katab terve Eesti, et siin on suurte aladena näha röövlinnu seirealad ja need punktikesed siin, need on siis põhjavee seirepunktid, need on jõgede järvede seirepunktid, siin mererannas on rannikumere seirepunktid, et selline üsna tihe võrgustik on meil selleks, et teada saada, mis keskkonnas toimub. Ja Keskkonnaagentuuri veeosakonna töötaja Rain Elken oli nii tubli ja tegi sellise toreda kaardi. See oli tal tegelikult tööülesande, ta pidi seda tegema. Kus on näha nüüd erinevad punktriostusалlikad Saaremaal. Nii, Kuressaare on siin. Need punased on erinevad heitvee väljalaskmed. Ma arvan, et teie teate loomulikult paremini, mis väljalaskmed täpselt on. Ja need rohelised, need on erinevad loomakasvatushooned. Ja üsna tihe võrgustik on. Ja siin on siis Saaremaa vooluveekogumite seisund 2011. aastal. See on ka Raini tehtud pilt. See on osa aruandest, mis läheb ka Euroopa Komisjonile. Et siin on näha, et
2011. aastal voolu veekogumid Saaremaal kõik rohelised, kõik on heas seisundis, mitte midagi halba ei ole ütelda. Aga 2012 ma võtsin need samad voolu veekogumid, mis seal pildi keskel nüüd välja tulid, 2012 on natukene halvemaks läinud. Et siin on Laugi, Lõve, Põduste jõel 2 veekogumit lausa on kesises seisundis. Ja mis põhjus? Nagu üle Eesti tegelikult kõige tavalisem põhjus on kalad. Aga kalade halva seisundi põhjuseks on eelkõige jõgede paisutamine. Jõgede paisutamine ja jõgede voolusängi muutmine. Ja siin on Laugi ja Lõve veekogumite puhul ka suurselgrootud. Suurselgrootud, kui see seisund on halb, siis see tavaliselt viitab kõrgele toiteainete sisaldusele vees või siis madalale lahustunud hapniku sisaldusele. Ja järvede osas Saaremaa on selles mõttes üks tore koht, et siin on väga heas koondseisundis olevaid järvi. Karujärv, Koorujärv, Laialepa, Kirikulaht. Siin on näha, et Kirikulahe seisund on paranenud, eelmisel aastal ta oli siis hea. Paranenud on ka Tihujärve seisund ja Koigijärve seisund. Aga halvenenud on seisund Oesaare lahes. Suurselgrootute näitajad on halvad ja toitainete sisaldus vees on kõrge. Ja halvenenud on ka Mullutu lahe seisund. Ta küll on jätkuvalt heas seisundis, aga tasub tähelepanu pöörata siis ka sellele. Ja jõudsingi lõpuni. Siin on lisainfoks teile paar linki ja ma tahtsin veel ütelda, et ma nägin, et väga populaarsed olid meie trükised, siis ma jätan siia teile paar visiitkaarti. Meie raamatukogu tädi Helene ütles, kes iganes tahab raamatuid, kirjutage talle. Tema nimi on Helene Luuk ja ta paneb teile pakid kokku ja lepite siis kokku ka, kuidas kätte saab. Kõik on tasuta.